Jõu, mäletate mu esimest videot? No see 2-3 nädalat tagasi. Lepime ühes asjas kohe kokku, et ärme räägi sellest rohkem ning teeme näo, et seda pole olnud. Kui sa pole näinud, siis tead, su elu on täiuslik. Sa ei pea minema ja vaatama seda. Ehk ma hea meelega alustaks uuesti. What are you looking at, ass? Nothing, sir! You plotting on me, boy? No, sir! Well, let me tell you something, ass. Selleks puhuks võtsin siis kuulda sõbranna tagasiside, milleks oli see, et 30-minutilisest videost oli kõige aktsepteeritavam osa 2 minutit, kus ma siis rääkisin videole peale, ehk siis teist korda mulle ütlema ei pea. Ning tänases videos räägingi ma lihtsalt sellest, kuidas näeb välja minu päev, kui ma olen Austraalias, kui siin on suvi, kui siin on palav ning ongi kõik hästi vabas vormis, nii et enjoy! Tere hommikust, siin mina ja minu juukseklõps. Tuleb välja, et ma magasin täna öösel juukseklõpsuga. Kes seda oleks võinud teada? Täna on siis see lahe päev, kus ma hoian terve aeg kaamerat käes, kui ma teen oma tegevusi. Tuulivoodi. Minu päev hakkab pihta nii nagu iga teinegi. Mul on ülipalju energiat ja ma üritan seda suunata õigesse kohta selleks, et olla produktiivne. Pidasin vajalikuks näidata ka seda, kuidas ma magan troopilises kliimas, milleks on siis konditsioneeri all sokkide paksu tekiga. Õige hommiku juurest ei puudu ka hommikuprogramm. Minu lemmikuks on siis Star FM ning peale seda jätkub toas taidlemine. Teen erinevaid harjutusi olenevalt sellest, kuidas energiat on. Tavaliselt on energiat üle, nii et mängin veits tonti ka. Kindlasti tähelepanelikumad vaatajad märkasid, et nagu võluvärgil on mul vahepeal riideid vahetunud. Jah, ma vahetasin riideid ning lisan neid ka veel juurde, kuigi väljas on minu kehatemperatuurist kõrgem temperatuur, siis sellegipoolest lisan veel möksi näkku ning kõik, mis keha katab, läheb peale. Ühtlasi ka neoonsed kõrvatropid, et kaugelt oleks näha, et ma ei soovi kontakteeruda. Minu piiratud jalutuskäik näeb siis tavaliselt välja selline, kus ma teen ühe näruse tiiru ümber maja, sellepärast et ma olen ümbritsetud 4 suunast ohuga, milleks on siis kiirtee. Peale jalutuskäiku kontrollin, et konditsioneer lõõmaks selleks, et toibuda ning taastuda šokist, mis ma enda kehale teinud olen varahommikul. Kirjeldaksin olukorda niipidi, et ma olen pärast seda läbi, kui Läti raha toibumine võtab aega ning ma pean natukene olema niisama. Niipea, kui olen toibunud, siis ma tavaliselt venitan enda keha, sellepärast et ma kuskilt kuulsin, et venitamine hoiab sinu keha venivana ka tulevikus ning mina tahan venida. Omal ajal, kui ma veel Islandil teeninduses töötasin, siis mulle käisid iga päev närvi hiinlased, kes küsisid mult lakkamatult tasuta kuuma vett, mis röövis minu energiat ja olematuid närvirakke, kuid nüüd olen hakanud ise ka katsetama ja väga meeldib. Tööd mul ei ole, kohustusi mul ei ole, kuid sellegipoolest tahan tunda ennast tähtsana. Ehk siis vähemalt korra päevas ma mängin kontorit, kus ma siis vaatan tšekke, eile ostsin piima, üleeile saia. Või tegelikult ma piima ei joo, sest ma ei ole enam väike lehm, kes peab lambist lehmapiima jooma. Järgneb Aasia traditsioonide pärane roheline jook,
mida ma vihkan, mis mulle üldse ei maitse ja mis võiks ennast põlema panna, kuid ma teen seda sellegipoolest, sellepärast et mul on mingi trauma lapsepõlvest, kui kõik klassikaaslased ja inimesed mu ümber alati ütlesid mulle, et ma näen nii vana välja, siis ju see trauma kimbutab mind, no hard feelings, klassikaaslased. Järgmisena legendaarne hommikusöök hakkab pihta, mingi lödistamine, legendaarne selles mõttes, et ma olen 3 aastat söönud sama hommikusööki, sest ma vihkan toidu tegemist. Nii et ma söön kogu aeg sama ja teen sama toitu. Ma ei tea, miks ma näitan grillmaitseainet, nii nagu näitavad meigivideotes naised jumestuskreemi, kuid ma olen ise leiutise üle väga uhke, sest see annab toidule liha maitse, kuigi liha selle sees ei ole. Jah, mul on ka kahju enda kutist, kes peab sööma ka kogu aeg sama toitu hommikusöögiks nagu mina, aga midagi pole teha, elu on selline. Toidu tegemise protsess ei näe minu kätes välja küll hea, kuid toit maitseb enam-vähem. Keset filmimist tuli tuppa ka minu majakaaslane, keda nähes ma hakkasin kartma ja kusema, nii et ma peitsin kaamera ruttu ära. Selline näeb välja siis köök peale seda, kui Tairi on köögist läbi käinud. Tairi pluss köök ei võrdu süda ning see junn mina pole teinud, ma ei tunnista. Mitte kunagi elos, never ma ei korista kohe pärast toidu tegemist, vaid alati ma söön ära ja siis ma alles koristan. Kõrvale vaatan alati IQ-d boostivaid YouTube'i videosid, nagu sina seda praegu vaatad. Ma mõtlesin, et ma ei viisakaks ja ma ei näita mingeid kahtlaseid asju, aga come on, Tairi. Näita ikka päris iseennast, ära hakka teesklema, et sa oled keegi teine, on ju. Ehk siis ma ei teeskle. Ja siin on natuke minu ise tehtud kastet, ehk siis ma olen nii uhke selle üle, mulle maitseb see nii väga, et see on nagu mingi, et söökun otsa, aga tahaks veits veel midagi. Come on, saate taldrikult pakkuda. Mina olen jälle selle rahul. Ilma mõjuva põhjuseta sattusin lehele nagu spunk.ee, kus oli põhjakoristaja kuulutus, keegi kasutaja linna lähedalt maalt hoidis kalu suures purgis. Ning minge vaadake ka üle, äkki saate ka tasuta kalu purgis või midagi muud paremat head. Kontrollime, mis temperatuur on majas. Majas on 27 kraadi. On aeg valmis ennast seada. Alustame sellega, et mis siin toimub. Kardinad ette, see ei ole normaalne lihtsalt. Nagu what the fuck. See on norm. Loomulikult kohustuslik on päikesekreem. Mina panen 2 erinevat. Üks annab ennestooni, teine on tooniv. Selleks, et ma ei näeks täielik Edward Cullen välja. Ehk siis jah, tavaina. Siit saab veel vähemalt 3 korda need ei. Ma ei osta uut. Tegime Weatherit. Nii, ma tulin nüüd garaaži ja Kallis ütles, et siin olema kuskil üks mootoriõli, et ma pean samasuguse ostma meie autole. Kas see tundub nagu õige asi või? Ma ei tea, kus ma loen. Instant protection. It's more than just oil. It's liquid engineering. Mis numbrid need on? Mis see on? Ta mõtleb mu loogiliselt, Tairi. Ma pakun, et see on see, mis siin ikka on, siin ei ole rohkem mingisuguseid selliseid kvantkusid. Enne kui kodust lahkun, kindlustan selle, et mul oleks kaasas piisavas koguses vedelikke. Mina kasutan selleks kraanivett, mis on võrdväärne basseiniveega. Kuna Austraalia kasutab väikeses koguses kloori, siis nii see lõhnab ja ka maitseb. Raadios kuulsin paar päeva tagasi, et tegelikult seda vist ei tohiks juuagi, aga oh well. Sellist meditatiivse kongi häält teeb minu pudel iga kord, kui ma teda käsitlen. Mu partner vihkab seda ning ta palvetab iga kord, kui me kuskil käime, et ma selle maha unustaks, pole veel juhtunud. Järgmisena valmistan ette mahlapulkasid, mis on väga praktilised, et jahutada ennast. Ööseks viskad külmkambrisse, välja võttes on pulgad valmis. Ja teine kiht päikesekreemi selleks, et olla protected. Üks lemmarimaid asju Austraalia juures on koduperenaiste tips and tricks. Sa ei pea mitte ühtegi sokki ükshaaval laiali laotama, et sa lähed, paned need hunnikus lihtsalt välitingimustesse ning tunni aja pärast on asi ants.
ilmatingimus suutis mind jälle närvi jääda sellega, et mul kardinad rippusid näo ees ning üritasin leida lahendust, kuidas see molts enda näo eest ära saada. Oh yeah, on poodi mineku aeg, nii lahe on see, sest et kohustusi mul ja muud ei olegi, kui käia poes ja parkida valesti. Lower prices every day. We'll fit it for you. Super cheap auto store. Much more in store. We'll fit it for you. Over 1 million items available to order. Vaadaks seda, no kuidas see fitib nagu täiega ja oh yeah. Ops, hakkab pihta jälle täielik saunapidu. Viimases osas demonstreerin siis seda, kuidas ma uhkes rajoonis, nagu ma ikka pärit olen, poodi kappan. Poes, kus ma siis filmin, filmin, sellepärast, et mina sellist sitta ei osta ega joo. Elektrolüütjooke, mis on väga populaarsed austraallaste seas selleks, et ära hoida vedelikku puudust.